et tegelikult sellised suuremad uuendused on jäänud juba üsna selja taha, näiteks tõesti see õppija põhine hoiak, et ei ole enam professor, kellel on geniaalsed teadmised ja siis kelle järgi joondub mingi rühm sellitüüpi üliõpilasi, aga loomulikult, et on olemas õpiväljundid, mida juba üliõpilane teab, ta võib oodata sellelt saadud hariduselt, aga samas selles on niisugune omaette poeetiline vastuolu ka, et me võime neid õpiväljundid küll öelda ja see on väga tore, et nad sellises asjas nagu ainekaart meile tuletavad meelde, et tuleb keskenduda üliõpilasele, õppijale ja kõik see materjal, haridus, mida ta peab omandama, tuleb tõlkida siis õppija kaudu mõistetavaks, aga õpiväljund jah, et ta ju ütleb, et vaat selliseks teadmised täpselt on kunstnikul, aga meie ootused on luua keegi täiesti ootamatu, et see iga kunstnik peab olema unikaalne, täitsa teistsugune ja hoopis omal moel suhestuma ühiskonnaga, nii et hariduskunstis saab pakkuda ainult nagu vaba arengut maksimaalselt ja seda toetada ja treenida ja hinnata seda uut autorit, kes ongi meie suur muutuja ja tundmatu.